nüüd rongiga kenasti jõudnud Tallinnasse ja tellisime elektritakso. Elektritakso oli kenasti siis soovitud kellaajaks kohal rongijaamas ja nüüd me lähme siis Gelfirius tuleteatrile külla. Ja elektritaksos oleme ja püüame siin maksta vekslitega. Vaatame, kuidas läheb. Nii, siis on 7,90. Hästi, nüüd maksaks siis vekslites. Jaa. Nii. Ja siin on nii. Väga. Aitäh teile. Nii, meie oleme nüüd jõudnud siis Peterburi tänavale Gelfirius tuleteatrisse ja minu kõrval on Margarita Kristel. Tere. Ja siin on veel üks tegelane, kes on Albert, on mul õigus? Albert. Ja saage tuttavaks. Ja kes tema siis on? Albert on meie superstaar. Tema on olnud nagu rohkemates esinemistes ja ma ei tea, igal pool üritustel ja filmides ja sarjades. Kõik Eesti krimisarjad on vahepeal Albertit külla kutsunud teatud rollidesse ja storyline'idesse. Et tema on meil see kõige suurem staar praegu siin. Ja kust ta teil pärit on või kust ta teile tekkis üldse? Pikk lugu, okei, see on praegu ei räägi. Aga ma võin öelda nii palju, et kunagi mitu aastat tagasi ta oli ilus ja valge. Nüüd ta on juba siuke naturaalseks muutunud, siuke nagu natuke nagu vanemaks ja... Teda on kasutatud, on näha, teda on kasutatud. Ta on läbi käinud juba päris palju kogemust saanud igasugust. Et kellel iganes peaks teda vaja minema, siis milleks iganes. Siis kas ma saan arva, et ta on renditav, et teda siis nagu saab mingisse projekti nagu kaasab. Jah, küll otseselt. Hästi, aga vaatame siis edasi, mis siin põnevat veel on teie stuudios. Ehitusnurgake, mõned kostüümid ja meie lauluruum. Nii, laoruum siis, jah? Jah, et siin on osad asjad on juba siin olemas ja natuke ruumi on veel vaba, et me rendime välja oma laoruumi ka teiste teatrifilmi videotega tegelevate firmade jaoks, kes tahavad oma inventari hoida kuskil. Et tihtipeale neil pole nagu sellist kohta ja siis nad peavad ära viskama asju, mis tegelikult võiks uuesti kasutada või keegi teine võiks kasutada. Et me oleme ka siuksed nagu recycling idee, et ärge visake ära, tooge meile. Meie võib-olla saame kuidagi kasutada või keegi teine vajab seda asja. Siuke väike. Kena. Ja siin nurgas on maskid. Meie väike maskikogu. Hästi. Et need on jah üle aja kogunenud nii siit kui välismaalt ostetud, tellitud, ise tehtud, tuunitud. Siin on maskid, mis on valged, mida saab veel tuunida. Siin on maskid, mis on juba tuunitud. Et variante on hästi palju. Ja siin seina peal on kohe üks põnev kuulutus, mis jääb silma. Ja siin on siis selline asi nagu 9. veebruaril 2019 Kadrioru pargis rahvusvaheline tuleartistide võistlusetendus. Etenduse teema kohtumispaika ei tohi muuta. Nii et igal juhul toimub seal. Kuigi kui mõelda juba 9. veebruar, siis on hästi külm kuu, et ühesõnaga ükskõik mis tingimustel toimub 9. veebruari Kadrioru pargis kindlasti tuleb etendus. Ja lisainfot saab siis Facebookist www.fb.com/ETA-liit. Farmlight lamp oil. Ja see on see meie kallis lemmikkütus, mis on kõige parima kvaliteediga Euroopas ja seda me toome iseenda kasutuseks, aga saame ka pakkuda teistele, kellel on vaja tõesti kvaliteetset lambiõli, mida saab ka siseruumis kasutada ja mis on inimese tervisele kahjutu. Vaat. Nii, vaatame edasi, aga mis siis siin on? Igasugused vahendid, ka trennivahendid, tulevahendid, kõiksugused asjad.
mis on piklikud, nende jaoks on siis sihuke eraldi seinake, sest neid on hästi palju. Et jah, trennivahendid on siin ka, mida me siis workshopides näiteks kasutame, kui me korraldame. Aga te teete kuiva trenni ja siis teete tulega? Ikka. Tulega sa võid teha siis, kui sa seda liigutust oskad 10 korda, siis võib tulega proovida. Tulega on hoopis teistmoodi see asi. Ja mis siin siis veel põnevat on? Vahendid, erivahendid, kostüümid. Ja kostüümid. Nii, siin on igasuguseid asju. Siin on ka sellised väga suured erivahendid, mis kuskile mujale ei mahu. Need on näiteks tulevikatid. Niimoodi ilusti ära peidetud. Ja need on ka käinud meil filmimistel, muusikavideotes on käinud, siis oli seal, mängiti nendega surma, kes lõi vastu maad ja siis see läks põlema. Ja neid kostüüme te ka laenutate? Kostüüme laenutame ka, jah, et me ei laenuta ainult neid kostüüme, mis on hetkel selle hooaja meie kostüümid. Aga kõik muud kostüümid, siin on mõned täiesti kandmata riided ka. See on päris raske. Ja see on siuke suurem kostüüm. Siuke mängust võetud karakter. Siis me ehitasime sellise valmis suure kostüümi. Nii, ja siis mul oleks sulle veel mõned küsimused. Et see nimi Gelfirius, et see on, tundub väga põnev, et kas sellel on mingi tähendus ka? Minu jaoks kindlasti on väga sügav tähendus. Kunagi panin selle nimetuse kokku mitmest erinevast sellisest fantasy ja mütoloogia nimetustest. Et see on selline vahemaailm, mis hoiab tasakaalu ja rahu. Ja seal elavad gelfid, kes on sellised väga nagu perfektsed olendid, kes on väga ilusad ja nagu me kõik püüdleme nagu sinna ilu ja jõu ja perfektsuse poole, et see on nagu selline suunitlus, ütleme nii. Siuke nagu ideaalne maailm, mida meie füüsilises maailmas ei ole, eks, aga siuke nagu unistus. Väga ilus. Aga kuidas sa hakkasid üldse tegelema tulekunstiga? Alustasin 14 aastat tagasi, kui ma olin Küprosel tööl ja siis ma nägin esimest korda. Ma olin tantsija juba ja siis ma sain teada, et saab tantsida tulega ja siis see on siuke klõks. Aha, see on see, mida ma hakkan tegema ja oligi nii. Siuke nagu näed ja tead kohe, et see on see sinu asi. Ja seal ma siis leidsin õpetaja ja alustasin ma just seal. Nüüdseks on juba 14 aastat möödunud sellest suvest. Ja mis etendusi te teete? Või mis, ütleme, mida? Meie teeme väga erinevaid üritusi, sünnipäevad, festivali avamised, sulgemised, üllatused, linnaüritused, vallaüritused, linnapäevad, uusaastad, kõik te teete nii nagu siis ilutulestik kui ka siis elava tuleshowsid. Ja praeguseks hetkeks meil on 3 erinevat showd. Tuleshow, LED ja UV-valguse show ja eriefektid ja ilutulestikud siis. Et meil on suunitlus on nagu wow-efekti showd, et lühidalt ja erksalt. Et tavaliselt teemegi üllatusi ja selliseid finiše või avamisi, et hästi võimsalt. Et see ongi nagu meie siuke profiil, et lühidalt ja erksalt. Ja te vist reisite ka päris palju või? Me oleme reisinud väga... rahvusvaheliselt päris tuntud. Ja, et me oleme reisinud kunagi, kui me alustasime, siis me reisisime väga palju. Praegu reisime ka, aga mitte nii palju, et nüüd me valime juba, kus me lähme ja miks me lähme. Et Euroopa oleme läbi käinud ja samas ka mõned muud riigid, Gruusia, Nepal, Emiraadid, aga enamuses ikka Euroopas. Šveitsis töötasime mõnda aega ka sellises show-klubis, kus siis erinevad show-programmid olid ja meie siis pakkusime sinna ka tuleshow-programmi.
et päris mitu riiki on läbi käidud ja praegu ka igapäevaselt on siuksed lähiriigid Läti ja Venemaa, Rootsi ja Soome ja sellised on jah igapäevaselt. Et siis on, mulle tundub, et mujal on see tulekunst populaarsem kui veel siin Eestis või et Eestis on suhteliselt uus asi. No ma ei ütleks, et see nüüd väga uus oleks, et kui mina jõudsin oma tegemistega Eestisse, tegin ametlikult firma 2008, muideks Kelfirius saab see aasta 10-aastaseks. Et siis oli see tõesti uus. Et siis oli see nii uus, et kutsuti politsei iga kord, kui midagi nähti ja kutsuti kiirabi või politsei öeldi, et mingi hull seal midagi paneb põlema. Et praegu enam päris nii ei ole. Et nii politseinikud kui kõik teised teavad ja siis suhtuvad nagu sellise tegevuskunstialasse nagu täiesti adekvaatselt. Aga jah, siis kui ma alustasin, siis oli ikka päris tundmatu asi ja eks ma oma tegevusega igasugustes talendisaadetes osalemistega ja üritustel ja siukstes laia avalikkuse ees esinedes tõin selle teadmise, et see ei ole siuke hullus, aga see on siuke kunstiala, et ärge kutsuge politsei, et ei plahvata, ei saa surma, täitsa normaalne tegevus. Praegusel ajal on juba see siuke vastuvõetav tegevus, ütleme nii. Ja kuidas on huvi selle tegevuse vastu? Et ma tean, et teete ka töötubasid. Ja me töötame läbi, praegu algas kõik kui Kelfirius, kui minu isiklik tuleshow grupp, aga praeguseks on juba laiali valgunud erinevatesse tegevustesse, et meil on näiteks kostüümivahendite rent, mis on nagu eraldi suunitlus eraldi firmaga ja siis on Eesti Tuleartiste Liit, mis on ka oma liikmetega eraldi asutus, mis siis tegelebki sellise nagu avalikkusele tuleasjade tutvustamisega ja teeme töötubasid ka ja tutvustame vahendeid, erinevaid stiile, kunste ja vähemalt kord kuus on alati töötuba. Et järgmine töötuba on 9. detsember, siis on tõrvikute töötuba, tutvustame, mis on tõrvik, mis sellega teha saab, kuidas saab seda keerutada ja mis huvitavaid värke saab, trikke saab sellega teha. Nii et tulge ka osalema. Tulge osalema. Et aga kui nüüd küsida näiteks ajaloo kohta tulekunsti, ajaloo kohta, et mis sa oskad selle kohta öelda? Kas üldse saab niimoodi öelda või see on igal maal on olnud nagu see? See on selline pikem teema, et mina õpetasin tulekunste ka ja kirjutasin oma õpilastele ka raamatu, mida saab täiesti osta või tellida ja seal on siuke terve paks peatükk selle tulekunstide ajaloo kohta, et tulekunste on mitu ja erinevat ja siin me peame juba rääkima konkreetsest vahendist või kunstist. Kui me räägime tule puhumisest või fakiirist, siis me räägime Indiast. Kui me räägime tulepoidest, mis on nagu keti otsas tulepallid, siis me räägime Uus-Meremaast. Kui me räägime tulepulgast, siis me räägime Polüneesiast ja nii edasi, et nagu iga vahend, iga suunitlus on tulnud erinevast kohast, et praegu lihtsalt miksitakse kõik kokku juba. Olgu, aga suur tänu sulle. Ja mina võtaks need endale Albert, aitäh. Varsti täis kostüüm juba. Ja. Saabki peole kohtumiseni.